Meil on siin väga silmapaistev paneel ja ma tahan alustada sellega, et paljudel meist oli enne 7. oktoobrit teistsugune elu. Ja ma tahan lihtsalt öelda, et enne 7. oktoobrit püüdsin ma luua vastutustundlikku tehisintellekti piirkondlikku ühendust Lähis-Idas. See oli üks asjadest, millega ma tegelesin. Ja loomulikult pärast 7. oktoobrit muutusid meie elud täielikult ja me kõik hakkasime oma aega väga erinevalt kasutama. Aga ma olen siin koos 3 eksperdiga, et arutada teemat, mis on tänapäeval üks tähtsamaid ja millest me peame rääkima, sest see on tulevik. Seega tahan alustada veidi makrotasandilt ja liikuda mikrotasandile. Nii et ma tahan alustada sinuga, Pravesh. Anna meile paari minuti jooksul, sest peame ajakavast kinni pidama, ülevaade võimalustest ja väljakutsetest. Kuidas sina näed lähitulevikku tehisintellekti arengu seisukohalt? Me teame, et see võib teha head. Me teame, et see võib teha halba. Palun anna meile väike kokkuvõte sellest, kuidas sina asju näed. Aitäh, Flo! Tere hommikust kõigile! Olen tänulik GNS TV-le selle võimaluse eest. Mina olen Pravesh Rajal, Cross Riveri tehisintellekti juht. Ausalt öeldes praegu on erakordne aeg sellel ametikohal olla. See, mida me tehisintellekti vallas kogeme, on inimkonna ajaloo kiireim võimekuse hüpe, mille on võimaldanud tehnoloogia. Tänapäeva tehisintellekti viimase 24 kuu areng on tõenäoliselt võrreldav varajase interneti ja nutitelefoni vahelise arenguhüppega. Ja kui ma panen silmad kinni ja mõtlen tagasi 24 kuu taha, siis jah, ma arvan, et mul on õigus. Tehisintellekt on esimene tehnoloogia, mis loob ja koondab rikkust ning võimekust samaaegselt nüüd sellise kiirusega, mida inimkognitsioonil on väga raske mõista. Ma arvan, et see on tõsi ja just seda me praegu näeme. Nii et tegelik pingekoht ei ole tehisintellekt versus inimene. See taandub kiirusele ja kulude vähenemisele võrreldes vastutusega. Ma arvan, et just seda me hakkamegi nägema ja just see määrab järgmised paar aastat. Selle lõhe ületamine saab olema meie põlvkonna suurim väljakutse. Mul on hea meel, et me täna sellest räägime. Doktor Navon, te olete nii tehisintellekti teadlane, üks Mobileye asutajainsenere kui ka rabi. Nii et töö, millega ma enne 7. oktoobril tegelesin, oli kõik seotud turvapiiretega. Kasutades meie tarkust, meie tooratarkust või meie abrahamlikke väärtusi, et kujundada seda, kuidas me liigume sellesse hullumeelsesse, tundmatusse tehisintellekti tulevikku. Räägi meile natuke sellest, kuidas sa ühendad oma tarkuse nii rabi kui ka teadlasena, kuidas tulevik välja näeb ja kuidas need turvapiirded on võetud meie iidsetest tarkustest. Õige. Ma usun, et juudi rahval on maailmale midagi anda ja see ongi põhimõtteliselt meie traditsioon, meie eetiline traditsioon. Tõest ei ole ühtegi teist rahvast maa peal, kes kannaks kaasas raamatut või traditsioonilist ruumi, kus elatakse igapäevaselt traditsiooni ja eetikat. Aristoteles kirjutas Nikomachose eetika. Kui paljud inimesed seda küsivad või rakendavad? 3000 aastat on juudi rahvas rakendanud ja uuesti rakendanud eetilist mõtlemist igasugustele keerulistele dilemmadele. Minu missioon on põhimõtteliselt võtta see traditsioon ja rakendada seda eetilistele dilemmadele, millega me täna tehisintellekti puhul silmitsi seisame. Tooge meile üks näide. Ma arvan, et üks hea näide on, kas te ütlete ChatGPT-le palun ja aitäh? Mina ütlen, kas see on rumal? Kas see on sellepärast, et ma olen britt? Nii et mõlemal poolel on omad argumendid. Ühelt poolt tahame säilitada oma voorust ja seetõttu tahame ikka inimestele öelda palun ja aitäh. Nii et me peaksime seda ütlema ka nendele üksustele, kes esitlevad end inimestena. Teiselt poolt, kui me hakkame looma suhteid, mida paljud inimesed juba teevad, siis kaotame oma võime luua suhteid teiste inimestega, sest tehisintellekt on loodud selleks, et pakkuda meile lihtsat teed suheteni. Nii et me peame leidma mingi tasakaalu. Ma olen sellest kirjutanud.
olen kasutanud erinevaid paradigmasid juudi mõttetraditsioonis, mitte ainult Golemit, vaid ka Rambami alahoti. On palju erinevaid viise, kuidas me saame kasutada juudi mõttelaadi ja tegelikult pakkuda vastuseid nendele keerulistele küsimustele. Aga kui ma ütlen palun ja aitäh, siis see on lihtsalt selleks, et kui tehisintellekt maailma üle võimust võtab, siis ma tahaksin, et mäletataks, et ma olin üks neist headest inimestest. Tõsi. doktor Heli David, sa oled edukas tehisintellekti ettevõtja. Sa oled ka suurepärane avaliku elu tegelane sotsiaalmeedias. Sa oled seal väljas ja võitled selle vastu. Aga ma tahan küsida sinult just Iisraeli kohta. Me teame, et on olemas nii väljakutsed kui ka võimalused. Meil on siin rabi, kes räägib kaitsepiiridest. Aga mis puudutab Iisraeli positsiooni tehisintellekti tulevikus, siis kus me praegu seisame? Praegu on 2 riiki, kes domineerivad parimate suurte keelemudelite loomisel, mida loodetavasti kõik teie kasutate oma telefonides ning millele kõik ettevõtted ja valitsused hakkavad tuginema. Ameerika ja Hiina. Nad on peaaegu võrdsed. Ameerika juhib väga napilt. Minu arvates on Iisrael Ameerika leeris juhtiv riik. Me peame tagama, et lääne tsivilisatsioon oleks tehisintellektist teistest ees. Ja üks anekdoot seoses eelmise kommentaariga. Ma olin mitteametlik nõustaja mõnedele reguleerivatele asutustele Iisraelis ja rahvusvaheliselt. Ja minu arvamus on, et tehisintellekti tuleks teoreetiliselt reguleerida, kuid praegu ei peaks me seda reguleerima. Praegu tähendaks igasugune regulatsioon, isegi kui see tundub meile siin loogiline, sisuliselt seda, et anname tehisintellekti juhtpositsiooni hõbekandikul oma rivaalidele, kes ei ürita seda reguleerida. Ja nad ei pelga arendada autonoomset tapvat tehisintellekti ega midagi sellist. Seega arvan, et Iisraeli eesmärk Ameerika juhtimisel on lihtsalt liikuda nii kiiresti kui võimalik, ilma igasuguste piiranguteta, just vastase tõttu. Ja kõigepealt tuleb veenduda, et meie oleksime juhtivad tehisintellekti loojad ja kasutajad. Mis on siis Iisraeli eelis? Teil on Ameerika, teil on Hiina, meil on maailma kõrgeim tehisintellekti talentide kontsentratsioon ja just seda kõik otsivadki, eks? Kui sa lähed Tel Avivi, Sarona piirkonda Tel Avivis, siis seal on kõige suurem tehisintellekti talentide kontsentratsioon ruutmeetri kohta. Tegelikult Iga ruutmeeter. Vau! Varem rääkisime SKP-st, aga nüüd räägime inimese kohta. Nüüd räägime ruutmeetri kohta. Aga probleem on selles, et Sarona piirkonnas Tel Avivis ei ole meil eriti palju ruutmeetreid. Meil on küll suur kontsentratsioon ja see on muidugi suurepärane. Meil ei ole piisavalt talente. Ühelgi riigil ei ole piisavalt talente. Kõik võitlevad talentide pärast. Ja ma arvan, et kõige olulisem, mida ma püüan meie poliitika kujundajatele edasi anda, on see, et ei, me ei saa lihtsalt niisama tehisintellekti riigiks, nagu me saime küberriigiks. Me peame talentide nimel võitlema. Ja talentide nimel võitlemine ei tähenda maksumaksja raha raiskamist ega mingit valitsuse kulutamist. Valitsuse kulutused on peaaegu alati halvad. Maksukärped, talentide motiveerimine Iisraeli tagasi tulema. Paljud parimad tehisintellekti talendid on Iisraelist lahkunud Silicon Valley'sse, tuleb meid motiveerida tagasi tulema. Põhimõtteliselt kõik, mida Dubai teeb välismaiste ettevõtjate motiveerimiseks, peame meie sellele veelgi rohkem panustama, lisaks sellele, mis juba olemas on. Lisaks meie oma kasvatatud talentidele, mida maailma suurim tehisintellekti kiibifirma Nvidia selgelt näeb ja soovib siia rajada tohutu tehase. Sest meil on palju pooljuhtide valdkonna talente, kuid tehisintellekti teadus on täiesti erinev. Kõigil on sellest talendist puudus. Meil on elaniku kohta kõige rohkem, aga me ei taha võidelda ainult elaniku kohta arvestuses. Me tahame olla suured ka absoluutarvudes, täpselt nagu me olime küberriigina. Uskumatu. Pravesh, kuidas sina asju näed? Jaa, ma tahan siin tuua näiteks Cross Riveri kui suurepärase näite Ameerika ja Iisraeli koostööst. Minu enda grupis töötab Jeruusalemmas 200 inseneri ja tehisintellekti teadlast. Jeruusalemm, mitte ainult Iisrael. Tubli töö, Cross River. Ja kui me nihutame oma raskuskeskme üha enam Jeruusalemma poole, on meil visioon muuta meie kontorid siin meie ülemaailmseks andmete ja tehisintellekti tipptaseme keskuseks.
see on suurepärane uudis. Näete, Nvidia suundub põhja poole, aga Cross River tuleb Jeruusalemma. jah, kui te ei pahanda, tahaksin öelda ühe mõtte. Deregulatsiooni või regulatsiooni puudumise kohta. ma olen teiega nõus, et areng peaks olema reguleerimata, sest kõik on reguleerimata ja käib konkurentsivõistlus. Kuid kasutuselevõttu tuleks reguleerida. Süvavõltsingud teevad tohutut kahju ja neid tuleb reguleerida. ma usun, et tehnoloogia on imeline ja sellel on häid rakendusi. me ei taha arengut peatada, aga kasutuselevõttu teatud valdkondades tuleb reguleerida. Loomulikult olen sellega täiesti nõus. Minu kommentaar puudutas tehisintellekti arendamist, mitte rakendamist. Ja selle juurde tulles, sest me oleme näinud, eriti sina ja mina, et me võitleme iga päev samu lahinguid sotsiaalmeedias ja Iisraeli delegitimeerimise sõjas. Doktor David, kuidas teie näete Iisraeli tehisintellekti kasutamist? Jah, meid on alati vähemuses. Meid oli vähemuses 1948 ja 1967. Aastal 1973 aastal samuti. Aga meil on tehisintellekti talendid. Miks ja mida me saame teha, et seda kasutada narratiivisõja vastu võitlemiseks? Me peame kasutama tehisintellekti mitte kampaaniate läbiviimiseks, vaid selleks, et tuvastada botte ja riiklikke või pahatahtlikke mõjutusi. Kaitseks, mitte ründeks. Peamiselt kaitseks. Nüüd, mida ma tavaliselt ütlen, on see, et Elon Musk, ostes Twitteri ja muutes selle X-iks, oli tema panus inimkonda isegi suurem kui Tesla ja SpaceXi kaudu. ta oli sõnavabaduse viimane kants ning ta päästis ja kaitses selle. Inimesed tahavad kuulda teiste inimeste arvamusi. Tead, see on võib-olla ainus valdkond, kus ma ei taha, et tehisintellekt oleks minu asemel. Ma tahan kuulda sinu arvamust ja sinu arvamust. ja täna on meil palju botte, mis levitavad riigi poolt toetatud pahatahtlikke kavatsusi. Äkitselt näed sa ei kusagilt ilmuvat sünkroniseeritud kampaaniat, mis püüab Iisraeli ja USA'd lõhestada. Me peame need tuvastama ja esile tooma, et sõnavabadus oleks inimeste päralt. Me võime olla eri meelt, me võime olla täiesti vastupidised arvamused on lubatud, seni kuni need on päris inimeste omad. Ja Elon Musk teeb X-is selle vastu võitlemisel suurepärast tööd. Ta püüab võltskontosid avastada, sa mõtled? Jah, ja ta on tootejuht Nikita Beer. ta on lihtsalt missioonil, et kõrvaldada kõik botid ja võltskampaaniad ning demonetiseerida need ja peatada nende kontod. Ta teeb suurepärast tööd. Ma arvan, et X-i toimimine ideede turuna, nagu on Elon Muski visioon, on lääne tsivilisatsiooni ja sõnavabaduse säilitamise jaoks tohutult oluline. See on hämmastav. Pravesh, tead, Cross River on pangandust nii mitmel moel revolutsiooniliselt muutnud ja me oleme seda siin juba aastaid näinud. Kuidas näed sina panganduse tulevikku seoses tehisintellektiga ning loomulikult ka sellega kaasnevate riskidega? Meil on ambitsioonid laieneda globaalselt ja tegelikult on selle kõige aluseks meie AI-keskne lähenemine kõigele, mida me teeme. Cross Riveris, ja ma arvan, et te mõlemad nõustute, on meil filosoofia, et inimene peab alati masinat kontrollima, samal ajal kui masin kontrollib läbilaskevõimet. See on nagu autojuhtimine, eks. Sina kontrollid masinat, aga masin kontrollib läbilaskevõimet. Ja suurepärane näide on Elon Muski ja X-i puhul siin, sest ma arvan, et see, mida sa selgitad, on vajadus tagada see vastutus ja olla võimeline seda usaldust kinnistama. Ja ma arvan, et see ongi see, mis Cross River on. Cross Riveri põhjatäht meie teekonnal edasi. Me tahame seda usaldust kinnistada ja olla see usalduse ankur finantsteenustes. Kui me nihutame piire tehisintellekti ja rakendatud tehisintellekti kasutamisel rahanduses. Ma arvan, et kõik taandub usaldusele ja sellel teemal ehk saad sa anda meile mõned lõpetavad mõtted oma tarkusega, kuidas me seda usaldust ehitame ja kuidas edasi liikuda. jah, ma tahtsin rohkem kommenteerida arutelu antisemitismi vastase võitluse ja antisemitismi vastaste botide kohta. See on olnud siin teemaks, vähemalt 2 viimase kõneleja puhul, antisemitismi vastase võitluse teemal. ma arvan, et mis Iisrael ütles seda kõige paremini, et me peame edendama positiivset kuvandit. Teate, mis on parim viis võidelda antisemitismi vastu? Semitism ise. Me ei suuda vihkajaid ümber veenda. Nad on oma narratiivi juba valinud ja jäävad selle juurde. Me oleme valgus rahvastele. See tähendab, et me toome valgust. Me ei võitle nende pimeduse vastu millegi muuga. Me peame olema positiivsed. Me peame olema juudilikumad. Ja kuidas me seda teeme? Täiesti nõus. Selle peale mõeldes, kuidas me saame seda teha tehisintellekti abil? Lihtne küsimus.
teate, see on keeruline küsimus, igaühele oma. Me peame kasutama masinaid, nagu ma kõigile olen öelnud, abilisena, mitte asendajana. Saad rohkem õppida, rohkem aru saada, jõuda rohkemate teadmiste ja infoni ning kasvada, aga sa pead seda kasutama tööriistana, mitte andma oma mõtlemist masinale üle. Sellega lõpetame oma paneeli. Suur aitäh, doktor David, doktor Rachel ja doktor Navon.